Kuulad sa, see ületuleku periood olevat nüüd lõppenud, et me oleme kohal jõudnud, kuid kus kohta seda pole öeldud. Aga noh, mina olen pärkst vaba, sest nii nagu Gorbatšov omas aegas, nii ütles ka Savisaar, kui tema tuli platsi, et laske narrid vanglast välja, enam hullemaks minna ei saa. Ja nüüd on siis teine valitsus meil, mõlemad ühe näoga. Ja mis on selge, nad kisuvad nii õudselt omavahel, nad hammustaks nina otsast ära. Lauristin ütles, et see Alaküla on egav suli, väike siga, sest see Made käis kohtus, nüüd on Sildam on suur agent. Kõik süüdistavad, et keegi on kuskil agent. Ma oli päris solvunud, et mind ei, mitte midagi, mind jäeti nagu kõrvale. Ma ütlesin ise raadiumis maha, et kuule kurat. Ma olen eluaeg olnud 2 isand teener. Et ma olen nii Ameerika VBI-s töötanud kui venelaste KGB-s. Ei uskunud keegi, just see rausu lolle. No ükskõik. Siis Savisaar kohta ütles üks mees, kes elab Savisaar vastas majas, kas tead, et tal on iga õhtu passib kindrali, vene kindrali mundrit selga. Ma ei tea, kas see on tõsi või pole. Siis Narva komitee ütles, et ülemnõugus on ainult fašistid, Eesti komitee ütles, ülemnõugus ainult kommunistid. Tee sa nüüd selgeks, kes kuskil on. Mis on selge, see on see, et mõni asi on küll meil viltu. Pensionäride lollitamine, see on üle mõistuse. Pole neil raha, pole neil süüa, pole neil rubla aegas, pole neil krooni aegas. Nad pole krooni kätt saanudki, sest vahetusraha põlnud kellelgi. Me soovitasime raadiumi kaudu kõikidele pensionäridele uue söömisnõksu. Et süüa tuleb ahnelt, sedasi kiiresti ja ahnelt. Et siis ahmid õhku vahele ja kõht saab rutem täis. Siis teine värk, mis on väheke viltu, on see hirmutamine. Vaada juba Savisaare valitsus võttis vastu üks seaduse, et iga eestlane võib hirmutada ja iga eestlane tohib hirmutatud olla. Ma ei tea, on meil seda vaja või mitte. Selle asemel, et kui nad sealt järsku peaksid tulema, sealt ida poole pealt, ütleme, otsustavad sedasi, see oleks hirmus muidugist. Nad tulevad hirmus suure karjaga, neid on kohutult palju. Jäävad pärast Narvat seisma ja ütlevad kuldse lause, vaadake, kui palju meid on, meie odad varjavad päikese. Siis me peaksime, tasakene, meie eestlased peaksime ütlema, küll. Siis me võitleme varjus. Aga me laulame ikka edasi, julgesti laulame suuri laule, stagnaegseid laule, nagu näiteks julgesti vendad nüüd jäule, krahma, mis vähegi saad, sest meil igale näule ei jätku vara ja maad. Vot sedasi. Ja siis, mis on väga arenenud, on meil kerjamine. Sa tead seda enda käest küll. Rakvere linnas oli ühe tänava otsas, kerjasid lapsed vanainimistele, vanade kodule raha. Ja teise tänava otsas kerjasid vanurid lastele raha, lastekodule. Ja keskel oli 16 kasti, igal ööl silt peal, mis jauks ja kuhu see läheb. Kuule, oleks me iga kasti vähekigi midagi pannud, mul poleks endal üldse midagi jäänud. See kerjamine on jube. No näituseks te saadate seal Rootsi eestlased saatsid ja toised ka meile igasuguseid riideid. Noh, natukene vanu, natukene uusi, normaalsed riidid saaks kanda. Aga ei, see oli kingiks mõeldud. Nad kuremused hakkas seda müüma. Laevastiku majas igal pool müüsid maha. Tollel oli rubla, 30 rubla kuni 1000 rubla tükk. Sa mõtle. Ma küsin siis, kus koht see raha läheb. Teate, see raha läheb ülemnõukogu saadikutele palkadeks. No kujuta ette. Samuti kui 2 kord tuli meil kingitusena laev jähuga või viljaga, andis otsad sadamas ja mõlemil päeval tõsteti saia leiva hinda. Nii kui see ilma rahata laev tuli. No kus see mõistus on sul? See on ikka rohkem tagu otsas. Muiduks väeosad meil on ka olemas. Oma näiteks Kaitseliit, no see on ka teinud igasust trikka ja pärgas käivad raadios jutud, et siin tuleb midagi muuta. Küll see on kõrtsis kaklemas käinud, küll ta on vägisi piiritulpas laiali tassinud. Ütelda näiteks, tassisime sinna Pihkvasse
oma piiri tulvat, et seal on meie piir. Ja nüüd siis oli otsustatud, et tassime hoopis Lätimaale Daugava jõe äärde oma piiri tulvat, et siis jagame leedukatega Lätimaa ära pooleks. Daugava jääb Peeriks jõgi ja pool läheb siis leedukatele, pool meile. No vaat sedasi, nii et Kaitseliiduga on probleemi, nad võtsid oma lipu ka surnu pealuu ja 2 konti. Aga pole mitte selgitanud, kas need on mingid vanad kondid ja pealuu, mingid omast ajast võetud kondid või tuleb neid konte hakata tegema kakluste põhjal. Nii et see on raske küsimus. Siis Ikla toll muidugi hakkas kah kõvasti tööle. Kas sa tead, üks ärimeeste buss sõitis Poola läbi Leedumaa ja Ikla toll on siin Leedu ja Eesti piiri peal. See leidis sealt bussi pealt 8 tonni viina, vene vodkata, 8 tonni. Ning nõudis, et kas joote endal sisse või kallate maa, et veia ei tohi müügiks. No siis need otsustasid ärimehed, et joovad endal sisse ja võtsid siis ära selle viina ja panid minema Poola poole. See oli esmaspäeva hommikul. Ja laupäeva õhtaks jõudsid Süüria kaudu kodu tagasi.